tüdrukud, klotsid, autod, lõbusad ja vahvad tutta asjad. Tere! Minu nimi on Tuta ja meie täna rebasega mõtlesime, et me teeme Fennekile, kes elab Aafrikas, ja Mägrale lihavõtete puhul õnnitluskaardid ja paneme need posti. Ja vaadake, meil ongi kaardid valmis. On ju ilus muna. Ja teate, see ei ole mingi tavaline muna, see on üllatusmuna, sest arvake ära, mis siin sees on. Tibu! Selle kaardi me saadame Fennekile Aafrikasse. Ja meil on ka teine kaart. Vaadake. Ja siin sees on midagi täiesti ootamatut. Dinosaurus. Selle kaardi ma saadan Mägrale, sest Mägrale väga meeldivad dinosaurused. Kuulge, aga kas teie tahate ka, et ma õpetaksin teile, kuidas seda kaarti teha? Ma võin teile õpetada küll. Jah, tahate? Selge. Teil on selle jaoks vaja ainult tavalist paberit. Mul on selline värviline paber, oranži värvi. Nii, ja selle kaardi tegemiseks on vaja see paber keskelt pooleks murda. Niimoodi. Ülemised ääred kokku. Ja nüüd järgmine samm on see pool keerata omakorda pooleks. Ehk siis võtate selle lahtise otsa ja keerate selle siia ülemise ääre juurde. Nii, ja ongi kõik. Voltimine on tehtud. Näete, see kaart teeb nüüd niimoodi lahti. Ja nüüd asume joonistama. Me peame siia nüüd joonistama muna. Selle jaoks ma võtan siit ühe tumesinise vildika ja joonistan. Ja muna joonistamisel tuleks teha niimoodi, et ülemine munaserv on natukene ovaalsem. Selline. Ja alumine munaserv on natukene laiem. Niimoodi. Ja nüüd, kuna see on munakoor, mis on justkui katki läinud, siis ma peaksin siia tegema sellised siksakid, et see oleks nagu ära murdunud. Nüüd ma teen siia siksakid. Ülesse ja alla. Ja vaadake, kui ma selle nüüd kokku panen, siis on täiesti tavaline muna. Ja kui ma selle lahti teen, siis on murdunud. Nii, ja nüüd me peaksime siia kaardi sisse midagi joonistama. Huvitav, mida me võiksime siia joonistada? Kuulge, ma joonistan sinna sisse rebase. Kas te tahate ka rebast joonistada? No, aga joonistame koos. Rebase joonistamiseks ma kasutan jälle sinist vildikat. Nii, ma alustan joonistamist rebase peast. Rebase pea on selline, no nagu ümmargune. Ja nüüd tuleb talle teha siia selline joon, mis tekitab talle siia vurrud. Niimoodi. Nüüd me joonistame siia silmad. 2 silma. Ja nina. Nii. Nüüd ma joonistan rebasele kõrvad. Kõrvad tulevad siia ülesse. Nõnda. Ja meie rebasel on kõrvade peal siksakid. Ma joonistan sinna siksakid ka. Niimoodi. Ja peaksime teisele poole ka tegema. Nii, rebasel on veel ka näos vurrud. Ma teen ka siia vurrukesed. Niimoodi. Ja nüüd me peame joonistama rebase keha. See tuleb siit niimoodi otse alla. Selline rebane. Ja kusjuures, teate, kui teie rebane näeb teistsugune välja kui minu oma, siis on täiesti okei, sellepärast, et maailmas ei ole mitte ühtegi samasugust rebast. Nii, ja nüüd ma joonistan rebasele käed. Üks käsi. Teine käsi. Siia tulevad need triibud nagu kindad. Ja nüüd ma joonistan ka rebasele tasku.
nõnda. Tegid see ühe tähega. Ja nüüd ka veel keha peale siksakid. Siksakid keha peale ka. Nii, ja ma värvin ära rebase pea oranžiga. Nüüd me peaksime lihtsalt selle muna veel ära kaunistama. Ja teate, mina kaunistan oma muna ära nende täpikestega siin. Siis on ta päris täpiline, see on natuke naljakas, aga tead, ma arvan, et see on väga ilus. Näete, minul tuli selline kaart ja siin sees on rebane. Rebane, sa oled sina, ma joonistasin sinu. Oi, kas sul on ka kaart valmis, rebane? Kas ma võin vaadata, mis seal sees ka on? Väga tore, näete. Rebase muna on selline triibuline ja huvitav, mis siin sees on. See on ju tuta. See olen mina. Kui tore, rebane, me joonistasime teineteist. Teate, ma loodan, et teile meeldis ka meiega koos meisterdada. Aga praegu meie rebasega peame minema postkontorisse, et need kaardid teele panna. Aga meie soovime teile ilusaid lihavõttepühi. Tada!